Tere teisipäeva hommikut. Jah, teisipäeva. Mis juhtus esmaspäevaga? Võib-olla esiteks läks meelest filmida, võib-olla ka ei jõudnud ajaliselt. Igastahes eile me tulime koju ja siis eile oli nii kiire lihtsalt kuidagi. Me tulime koju tagasi ja siis ma pidin kohe minema pediküüri ja siis ma käisin seal ära, ma tulin koju, ma olin korraks kodus ja siis ma läksin sõbrannale trenni uuesti andma. Ja siis ma jõudsin alles õhtu koju ja siis siis oli siuke chilli-pilli, aga ühesõnaga ma võib-olla unustasin eile filmida. Täna läks niimoodi, et mul läks kell 6 uni ära ja ma ärkasin mingi mega tugeva ärevusega. Ja ma absoluutselt ei tea, millest see tingitud on. Aga ma ärkasin mega tugeva ärevusega ja ma ei saanud enam magama jääda ja ma hetkel iga hommik kaalun ennast ja ilmselgelt mu keha on ka stressis sellest, et ma ärevusega ärkasin ja mu kaal on kõrge. Nii et väga tore. Hommikupooliks on niimoodi. Aga jah, ja kuna mul läks liiga vara uni ära ja ma ei tahtnud kohe 6 ajal süüa, et muidu mul läheb see toiduaegade see lappe, siis ma hakkasin saia tegema. Ehk siis ma tegin saiataina valmis ja praegu ma tegin matšat endale ja siis ma teen oma võikud valmis ja siis ma lähen vaatan YouTube'i. Et nüüd on juba siuke normaalne kellaaeg, et süüa ja ideaalne hommikusöök. Ja üks mu võiku on poolik. Tänane päev on jõudnud juba õhtusse ja kui te nüüd mõtlete, mis ma küll päeval tegin, siis lühike vastus on torisesin. Korralikult, nagu väga korralikult, sest et alguses oli nagu kõik hästi, ma toimetasin ja siis ma sättisin valmis, panin selle väikse klipi, et me käisime Kadriorus. Ja siis Kadriorus olles mul oli kõht läks mega tühjaks, aga ma võib-olla siin päeva esimeses pooles natukene liiga palju oma toidukordi ära. Ehk siis mul ei jäänud palju alles. Ja seega mul oli kõht mega tühi, kõik oli nõme ja ma mõtlesin, et mille kuradi jaoks ma teen seda kõike. Selleks, et tunda tühja kõht, ossamaid, kus te ei oska rääkida. Et kas see näljatunne on seda kõike väärt? Täpselt see mõte mul oligi. Ja siis ma torisesin ja ma torisesin tundide viisi ja siis ma kodus mõtlesin, et ma magan natuke, sest et see kõik oli ilmselgelt väsimusest, aga ma magama ka ei jäänud. Ja siis ma lihtsalt pikutasin ja vaatasin videosid. Ja nüüd on 8 õhtul ja ma lähen trenni. Mina sain oma trennikesed tehtud ja see läks väga hästi, arvestades seda, kui väsinud ja näljane ma tegelikult olen. See läks väga hästi, tänan küsimust. Aga ma mõtlesin, ma jagan mõningaid prepimõtteid. Nimelt, mis ma siis nüüd olen 3,5 kuud prepil olnud ja
ma olen oma elu parimas vormis praegu selles mõttes, et ma ei tea, millal ma nii peenike olin. Igastahes, teate, mis prep võib ajuga teha või? Lihtsalt vahepeal vaatad peeglisse, mõtled, seda rasva on seal ikka keha peal liiga palju. Ja siis teed mingi pildi või video endast ja siis saad aru, et nagu oota, vist ikka ei ole ka. Ühesõnaga, prep-brain vahepeal ütleb mulle, et jõu, sa oled liiga rasvane. On kolmapäev, taaskord läks hommikul vara uni ära, sest kõht oli tühi, aga ma elasin üle, ma sain süüa ja nüüd me oleme Tallinnas, sest mul tuleb sõbranna külla ja siis vist saab isegi randa minna, sest et päris hea ilm on. Aga jah, tegin ühe saia valmis, et sõbrannale ka oma saia proovida pakkuda ja mis seal salata, praegu ka kõht tühi, natuke ootan, et koju jõuda, et süüa saada. Aga jah, siuksed eluolud, põnevad. Kuidas oli Eesti suvi? Soe lõpuks. See üks päev. On kätte jõudnud neljapäev ja täna tuleb üks tegus päev. Kell on 7 midagi hommikul, ma lähen trenni järjekordselt jalapäeva tegema. Ma ei ole üldse õnnelik, ma ei jaksaks praegu minna. Pluss mul villid teevad haiget. Aga trenn tuleb ära teha, sest me sõidame Lõuna-Eestisse, et minna Rally Estoniale. Ja kuna see trennis käimine seal ralli ajal oleks keeruline, siis ma sättisin natuke ümber niimoodi, et ma sellel ralli nädalavahetusel pean ainult laupäeval trenni minema. Seega, jah, tuleb täna see hommikune jalapäevakene ära nautida jälle ja siis saab minna Lõuna-Eestisse. Enamus asjad on juba kokku pakitud. Ma käingi trennis ära ja siis suht kiirelt tuleb juba liikuma hakata. Nii et pikka mõla ja pikka aega ei ole. Ühesõnaga, me oleme jõudnud Tartusse. Me tulime Expot vaatama, ralli oma, pole varem käinud. Nii et saime ühe särgi ka läbi suure vaeva. Aga lähen vaatame, äkki on Oti auto ka juba kohal. Millised on emotsioonid? How special is this event, do you feel? Because it kicks off a super fast run. I mean, we all want to see a great weekend, no doubt, and looking the crowd here, I mean, generally, Rally Estonia always been very well organized and obviously many passionate people here, so. Teeme siis esimesest päevast kokkuvõtte. Esiteks me arvestasime liiga palju aega, nii et me pidime päris pikalt Tartus passima, enne kui need üritused pihta hakkasid. Seega see oli esimene flop. Siis me avastasime liiga hilja,
et oleks pidanud päiksekreemi kasutama, nii et mina olen ära põlenud. Ma ei tea, sina ka või? Mõlemad oleme ära põlenud. Ehk siis homme oleme targemad. Ja siis seal see katse, mis täna oli, seal oli päris korralikult heina ja minul tekkis allergiareaktsioon ja mul elukaaslasel ka. Nii et see oli ka päris tore. Aga no selles mõttes tegelikult oli tore, lihtsalt nüüd on mega väsimus, sest et ikkagi kell 6 ärgata trennis käia Lõuna-Eestis sõita on nagu seda liiga palju minu jaoks praegu. Meie hommik on taas kord olnud konarlik. Me pidime minema Peipsiääre katsele, aga sinna läks nii palju autosid, et me saime aru, et me ei mahu sinna kuskile vaatama. Nii et me kõndisime ilma asjata umbes 7-8 oli 5-6 kilomeetrit ikkagi. Ilma asjata kõndisime 5-6 kilomeetrit edasi-tagasi ja siis otsustasime oma plaanid ümber teha ja tulime Mustvee katsele. Ja me oleme nüüd Kiltsi metsas. Ootame, et järgmine katse hakkaks. Seega, eilsed vead saime parandatud, aga täna on uued konarlused. Aga loodame, et päeva teine pool on sujuvam. Kuidas katsevalikuga nüüd lõpuks rahule jäid? See on äge. See oli mõnus siin metsa vahel, vaata kuuled seda. Nüüd, autos oli ette need. Kuuled see kaja ja kõik see, kuidas see auto, see hääl. See oli nagu... Ehk siis oli hea, et meil läks pekki hommik või? Ma arvan küll. No näed. Marko, kuidas jäid tänase rallipäevaga rahule? äge oli. Palju kiireid, ägedaid katseid, hüppeid, mida sai vaadatud. Mõnusad. Okei. Ja ei oleks tahtnud teistmoodi? Ei, kõik oli väga hästi. Super. Me tänast hommikut alustasime Kanepi katselt. Me tulime siia tund aega varem. Õppisime eilsetest vigadest ja see tuli ka kasuks. Me saime ülihea koha vaatamiseks. Autod lähevad sealt samast reaalselt paari meetri kauguselt ja me saime põhimõtteliselt sissepääsu juurde ka parkida, nii et meil läks täna kõik super hästi. Ja ilm on ka parem, päike ei paista otse peale, aga on soe ja jah, tolmu lendab, juuksepesust polnud kasu, aga naudime päeva. Näitan siis, kuidas mul söögiasjad on ka siin rallil lahendatud. Igapäevaselt mul on niimoodi meal prepid kaasa tehtud ja siis praegu ma tulingi pudrule järgi. Loodan siis sellised, et me oleme nüüd laupäeva õhtuks kodus tagasi. Me vaatasime rallipäeva esimese poole ära seal Kanepis ja algselt oli plaan Otepääle ka minna, aga siis seal oodates, istudes ja oodates me jäime mõtlema, et kas on ikka mõtet, kas me viitsime ja me jõudsime järeldusele, et
lähme koju ära. Ja nii me tegimegi. Me läksime, võtsime oma asjad ja sõitsime kodu. Ja koduteel vaatasime tahvlist seda rallit edasi. Ja ei tundnud, et oleks millestki ilma jäänud, sest et me sealt raadios ka kuulsime, et kilomeetrite kaupa ummikuid, paljud ei jõudnudki katsele ja mis iganes, et tundus, et tegime õige otsuse. Minu jaoks olid need rallipäevad. Neljapäeva hommikul läksime kodust ära. Raske, sest et ma niigi väsin nii kiiresti ära ja ma olen tegelikult ekstra väsinud praegu. Aga oli põnev, oli tore, et selles mõttes jah, ilmselt oleks ägedam olnud mingi seltskonnaga olla, aga kuna me olime ainult kahekesi, siis see võis ka olla põhjus, miks me tahtsime koju ära tulla. Et jah, ootamatu lõpp meie rallile, et ei olnudki lõpuni ja lihtsalt lambist koju ära. Siuke noore pensionäri tunne on, aga midagi ei ole teha. Oma kodu on oma kodu ja oma voodi on oma voodi. Et ei kahetse.